Tere, tere! Kätte on jõudnud selle aasta viimane kuu ja mina teen selle aasta viimase kuu prognoosi. Mina olen Ülle Puu Viljandi Tarokast. Ja tegu on üleüldiste energiatega ja üleüldise pildi vaatamisega. Ja selle tõttu igaüks võtab siit selle, mis teda just parasjagu kõnetab. Detsember on selles mõttes väga huvitav kuu, mis kutsub üles astuma välja mugavustsoonist ja avastama uusi võimalusi. Olgu see siis karjääri edendamine, uute oskuste õppimine, mingisuguse oma suhtumise muutmine või siis ka emotsionaalse tasakaalu leidmine või ladusam ja mõistvam suhtlemine perekonnaga või kolleegidega. Ja kerkib üles isegi vajadus oma emotsioonid ja mingid negatiivsed uskumused uuesti nagu üle vaadata. Ehk siis ka mõttemustrite muutmine tuleb siin mängu, mis takistavad sul tegelikult oma elus edu saavutamast. Meid ootab ees üksjagu huvitav kuu. Sest tundub, et universum on otsustanud meie korraldada sellise kohati siuksest vaimselt ja emotsionaalselt tundliku eksami või mõningal juhul isegi sellise kohtuprotsessi või iseenda sees protsessimise kuu. Et kus sa saad iseenda sees teemasid protsessida ja kas see on siis sissepoole suunatud või see on siis väljapoole suunatud. Sest kui vaadata, siis selle kuu kaardiks tuli minul tegelikult kohtumõistmise kaart. Siis, ja selle kuu selliseks otsustavaks teguriks peaks ka tegelikult saama üks küllaltki emotsionaalne ja elutark meesterahvas, kes on avatud uutele ideedele ja soovib muuta ühiskonda paremaks. Ta on sügavalt tundeline, loominguline ja võib-olla ka vahest natukene dramaatiline. Tema valitsuse ajal võime oodata rohkem emotsioone, nii rõõmu kui ka kurbust ja võib juhtuda ka, et ekraanide taga vaatad pisarsilmidega või siis vastupidi, oled väga õnnelik ja rõõmus ja saad tähistada rõõmsasti seda. Ja see aeg siis soosib ka sellist loovat tegutsemist, see kuu soosib laias laastus sellised loovat tegutsemist, loovat mõtlemist ja emotsioonide läbi protsessimist või emotsionaalset sellist tunnetust. Tööalaselt detsember toob samuti kaasa väljakutseid ja põnevaid võimalusi. Ja sa võidki tunda, et sa oled valmis millegi uue alustamiseks. Olgu selleks siis mingi suurem projekt, suurem ettevõtmine, uus roll või siis isegi täiesti uus suund või uus töökoht. See on nagu lehe keeramine sinu eluraamatus või suisa uue peatüki alustamine sinu eluraamatus. Ja kõik on võimalik. Ja sa valmistad juba praegust ette detsembris oma tööalast energiat või mõtted või suunda, et tee seda julgesti. Sa juba oma vaimus valmistud ette uueks aastaks. Et mis siis, et on detsember, öeldakse, et otsade kokkutõmbamise aeg, aga sina tegelikult juba valmistud detsembriks. Detsembril järgmiseks aastaks, niimoodi, vabandust, siis sa võidki tunda, et sa iseenda emotsionaalset seotust oma tööga. Aga samas ka vajadust midagi muuta. Võib-olla see on aeg tõesti alustada uue projektidega, rääkida palgatõusudest, rääkida hindade tõstmisest. Selles mõttes, et kes on ettevõtja, kas ta tõstab hinda, kui palju sa hinda tõstad. Kui sa oled tööandja, siis palju sa palka tõstad iseendal või kellegil teisel. Või siis sa otsid tööalaselt uusi väljakutseid, uusi lahendusi
et see kõik on võimalik, sest kõik tuleb välja siit kitsikusest. Ja detsember, et ära maga seda maha, et tegele visualiseerimise, plaanide paika panemisega, enda näitamisega, välja toomisega ja kasuta seda kuud nagu maksimaalselt ära. Ja selleks, et seda kuud maksimaalselt ära kasutada, ole avatud ja ära karda uut ja tundmatut. Kuula oma sisetunnet, usalda oma intuitsiooni, aga hoolitse ka enda eest. Ära unusta tasakaalu töö ja eraelu ja puhkuse vahel. Ja ole valmis ka tegema raskeid otsuseid. Mõnikord me peame lihtsalt tegema valikuid, mis ei ole kerged. Suhete poole pealt on loomulik, et inimene aeg-ajalt läbi on tõusud ja on mõõnad. Ja selles ei ole mitte midagi erilist. Aga kuidas sa sellesse suhtud, vot see on ise asi. Ja see on kasvamise teekond, kasvamise koht. Ja detsember võib olla samuti emotsionaalses mõttes selline proovikivi, kus vahepeal löövadki lained pea peal kokku ning jõulutrall võib osutuda väljakutseks ja paneb suhted proovile. Ja väljakutseks võib osutuda ka see, et kaaslane või sina ise soovid olla rohkem iseseisev ning kehtestada iseennast rohkem või iseennast ka rohkem esile tuua. Ja siis sa lihtsalt märkad, kas seda teed sina ise või teeb seda sinu kaaslane. Ja sa võidki tegelikult keskenduda iseenda vajadustele ja ka soovidele. Või siis sa vaatad, et sinu välja mõeldud plaan on kõige parem ja sa ei taha sammugi tagasi astuda, sa ei taha hinnahalandust teha. Ja eks sa siis saad jälgida, et kuidas, kes, mismoodi nagu käitub ja see võib olla natukene siuke väljakutse. Aga üldiselt on tegelikult suhetele ikkagi hea kuu. Kui sa oled avatud uutele kogemustele ja võimalustele, oma tundeid ja vajadusi alla surumata. Ja kui sinu suhe on tervislik, tugevneb see detsembris veelgi. Kui aga sa tunned, et midagi pole päris õige, siis ära karda teha raskeid otsuseid. Vallalised, uued algused ei ole ka detsembrikuus üldse välistatud, sest sa võid kohtuda täiesti sellise inimesega, kes sinu tulevikus mängib väga tähtsat rolli. Ta võib olla väga eriline inimene ja muuta sinu elu täielikult. Või siis otsustad vanale suhtele või vanale kaaslasele võimaluse anda. Ja kui sa ei soovi enam vallaline olla, siis muuda oma suhtumises ja käitumises midagi. Sest kui sa eelneva käitumismustri järgi ja suhtumise järgi ei ole saanud seda, mida sa soovid, siis järelikult tuleb midagi muuta. Väga loogiline, eks ole. Ja see on sinu elu eksam detsembris või siis ka järgmine aasta. Hoolitse iseenda eest järjepidevalt. Ole sa suhtes või ole sa vallaline. Ja mõtesta iseenda jaoks lahti. Järgnevad punktid. Sa võid täiesti võtta pliiatsi, paberi nendele küsimustele, mis ma sulle nüüd esitan, konkreetsed vastused leida. Iseenda peas, iseenda sees. Just kirjutades sa lähed iseenda alateadlikesse soppidesse ja otsid sealt välja need vastused.
ja need vastused aitavad sind edasi ja ümber mõtestada oma käitumismustreid. Mis tähendab sinu jaoks iseenda eest hoolitsemine või endast hoolimine, austus ja armastus enda vastu. Kuidas sa tahad olla suhtes, kuidas sa tahad tunda ennast suhtes iseendaga? Kuidas sa tahad tunda ennast suhtes kaaslasega? Ja mis tähendab sinu jaoks panustamine iseendasse? Ja kuidas sa seda teed? Mis tähendab sinu jaoks panustamine kaaslasesse või siis ka näiteks kellegisse väga, inimesse, kellest sa väga nagu hoolid ja kuidas sa seda teed? Tervise poole pealt on aeg alustada mingit terviseprogrammi või muuta oma toitumisharjumusi. Igal juhul tundub olevat aeg vajaduseks või siis tundub olevat aeg langetada otsus vajaduspõhiselt. Vaat nii oleks nagu isegi õigem öelda. Just oma tervisega seonduvalt. Ja nagu te teate, tervislik toitumine ja liikumine on sinu tervise edu ja pant. Et see liikumine paneb ju isegi tööle mõistuse paremini, et ta paneb mõtlemise kiiremini liikuma ja paremini liikuma. Ja kui sa nagu üldse ei taha, siis väga suur samm on ka see, kui sa paned jalanõud jalga, lähed trepist alla, tuled üles tagasi. Väga hästi. Või sa paned jalanõud jalga, lähed 100 meetrit, 200 meetrit, kuskile sinna. Ja tuled tagasi. Ja juba sa saad ennast kiita, tunnustada, sa oled väga hästi toime tulnud. Juba sa oled midagi teinud iseenda jaoks. Ja kui sul on terviseprobleem, pöördu arsti poole. Ära lükka seda edasi. Muuda oma elustiili ja või siis lõpetagi mingi kahjulik harjumus, mis sa märkad, et tegelikult on sinule kahjulik. See häirib sind, see segab tegelikult sind. Ja ära unusta, et sinu emotsionaalne seisund mõjutab otseselt sinu füüsilist tervist. Stress, ärevus või depressioon võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme või takistada sinu paranemisprotsessi. Sa ju ometi tahad terve olla. Või ei taha. Ja üldise soovitusena kokkuvõtvalt siia detsembrikuusse mõtiskle juba praegust. Millised on sinu detsembrikuu ootused? Ja kas sa soovid keskenduda rohkem sõprussuhetele, romantilistele suhetele, pereelule, tööle, karjäärile? See, millele sa nüüd fookuse sead, sellise impulsi sa annad juba 2025 aasta esimesele poolaastale kohe kindlasti. Ja ära jää ootama, et vaatame, mis elu toob, mis universum mulle saadab. Et see on küll väga ahvatlev, see on väga ahvatlev. Aga ära karda käsi poriseks teha või käsi mustaks teha, sellepärast, et enda elu, enda tuleviku nimel töö tegemine võib olla siuke räpane tegevus. See võib isegi higiseks ajada. Aga see on siiski sinu enda tulevik, see on siiski sinu enda elu. Ja ikkagi ma veel korra ütlen ka, et kui sa ikkagi tahad enda ellu rohkem ülevaadet saada, enda elu kohta, siis haara märkmik ja ükskõik, kus sa siis oled, kas kodus, pargis,
kohvipausil kirjuta üles sinna oma mõtted, soovid, suunad, mida sa tegelikult tahad. Kus sa hetkel oled oma eluga, kas sulle see meeldib, et kas sa oled sellega rahul, kuidas sa ennast tunned, sest mulle tundub, et see vaimne pool ja emotsionaalne pool on hästi olulised sellel ajal, et kui sa selle üles kirjutad, kuidas ma tunnen ennast ja kuidas ma tahan ennast tunda, et kas selle vahel on nagu kuristik või seal on või pisike vajakene ainult seal vahel, on ju. Et kirjuta sa üles, et selgus saada paremini. Et kus sa oled ja kuhu sa liigud. Ja kui see ka selgust ei anna, siis milleks olen mina? Mina olen ka olemas, sa saad minuga ühendust võtta ja tellida ka endale personaalse ennustuse. Et ma panen siia alla ka lingi. Ja mina panustan nende ennustusega sinusse, siis ma palun ka väikest panust minusse. Kui sulle see meeldis see ja see kõnetas sind ja see viis sind kuskile poole edasi ja pani mõtlema, siis pane like. Ma olen sulle väga tänulik. Ja ma soovin sulle mõnusat detsembrikuud, seda aasta lõppu, õnne, õnnistust ja heaolu edaspidiseks. Ma teen küll ka nädala ennustused, aga kuu ennustust ma siia YouTube'i rohkem ei pane, kui jällegi jaanuaris. Ja võib-olla teen ka sellise järgmise aasta ennustuse, vaatan, vahest ma olen laisk ei tee. Järjepidevus on ju oluline siiski. Aga nädala ennustusi ma saadan neile, kes on minu meililistis, kes on meililistiga ühinenud minu kodulehel. Siis iganädalased ennustused